Tervist kõigile! Nüüd mul on päris hea meel siin olla, et ma olen Paide-Türi rahvajooksu teinud enam kui ühe korra, nii et ikka kutsub tagasi. Ja ka eelmine aasta oli seal üks uus algatus, rahvakõnd, kus ma osalesin ja siis läksin pärast jooksin. Jooksin kõigepealt Paidest Türisse, siis mõtlesin, et kuidagi väheks jäi, siis jooksin tagasi. Et tuli 30 kilomeetrit sellel päeval. Et ühesõnaga minu arust teete juba päris head tööd sellega, kuidas te kutsute inimesi liikuma. Paraku, kui me vaatame siin siit edasi, siis Eestis nii hästi ei lähe. Et põhimõtteliselt võiks illustreerida seda asja Titanicu näitel. Et meil on siin üks jäämägi, kahjuks ekraanil näita seda laserit, aga meil on üks jäämägi tulemas ja me liigume praegu ikkagi põhja poole, mitte ülespoole. Lapsed liiguvad vähem. Üks põhjus on siin samas taskus. Me ise oleme need lapsevanemad kindlasti, mina olen üks neist. Väga raske on hoida eemal. Aga kuhu see jõuab, et ma olen siin ise saarlane, et siis ärge pange tähele, et arvuti ei suuda veel seda ööd ja ööd eristada. Aga need on need riskifaktorid, et millest me peame rääkima. Ja see on see, kuhu lapsed jõuavad, kui nad ei liigu piisavalt. Nüüd sport ja liikumine, need ei ole kuidagi omavahel vastuolus. Liikumine ja sport või liikumine, käsi käes. Aga liikumine, see on kehaline aktiivsus, see on lihtsalt vundament. See on see, mis on baas. Vanasti oli õues hoovimängud, praegu ma vaatan enda lapse hoovis tühjus. Kuidagi kurb hakkab, väga kurb. Tekibki selline Titanicu tunne, et kohe midagi läheb põhja. Aga ma siiski ei oleks nii depressiivne täna, et ainult probleemidest räägime. Et see jääalune osa on praegu siin 2/3, kus ei ole piisavalt füüsilist aktiivsust. 1/3 suurusjärgus jääb sellest pinnale. Aga meie eesmärk on siis jõuda Põhjamaade tasemele, mis tähendab, et see peaks olema vastupidi, et see 2/3 on siin üleval, eks ole. Ja ma arvan, et Järvamaa ja kõik siinsed inimesed saavad aidata sellele siis olulisel määral kaasa. Aga räägime numbritest siis ka päris keeles, et see on siis Kultuuriministeeriumi mõõdik reaalselt, kus 45,2% inimkonnast siin Eestis teeb siis 2 või enam korda nädalas 30 minutit järjest. Nüüd osad teevad 5 tundi, osad teevad 10 tundi ja ma olen ise ka suur triatloni huviline, et siis mõni teeb 20 tundi ka. Aga keskmine inimene teeb, vaata, et pooled teevad vähem kui 2 korda nädalas sisuliselt. Et seda on liiga vähe ja sellepärast ongi see riiklik probleem, et see ei ole isegi ainult piirkonnast sõltuv. Ja nüüd, kui me jõuame selleni, et mis see siht on siin, eks ole, et Põhjamaade tase on siin. Me peame ikka päris järsu hüppe tegema, et jõuda 2030. aastaks selle sihini. Aga siht peab olema selles mõttes, on eesmärgil oma koht. Aga nüüd jõudes selleni, et kuidas siis Järvamaa saaks enda tegemisi võimestada, toetada, siis siit samast võtsin ühe selle teie arengustrateegia, täitsa brošüür oli olemas ja vaatasin, mis on see visioon, et kuhu need inimesed peaksid jõudma. Kas te ise teate, mis see visioon on? Kui peaks küsima ühe lausega, et mis sa arvad, mis Järvamaa visioon on? Keegi oskab öelda? No suures pildis paljud asjad jõuavad koostööni, et ilmselt koostöö on üks võtmesõna ja õnnelikumad, tervemad inimesed, eks ole. Aga vaata, mis päriselt on siis.
Minust on see päris hästi nagu öeldud, et me oleme ärksad siin, et me oleme teotahtelised, motiveeritud ja tervis tavaliselt käib sellega käsikäes, et kui on ettevõtlikud ja ärksad inimesed, siis nad üldiselt hoolivad ka nendest aspektidest. Koostöö on siin kirjeldatud ja kohtumispaik, ma tean, et meil tuleb üks paneelarutelu ka pärast. Vaadake, kus te saate tegelikult seda turundada ja ära kasutada kohtumispaik, sporditurism, liikumisturism. Nüüd te küsite, et ma siin targutan ja ütlen teile ette, mida te peaksite tegema. Tegelikult on vastupidi, et teie peaksite ütlema, et kuidas meie saaksime aidata näiteks liikumisharrastuse kompetentsikeskusega. Küll aga ma võin teile enda elust näiteid tuua, et ma olen umbes 5 aastat elust elanud teistes riikides. Norras 2 aastat, Hispaanias 1 aasta, siis ma olen elanud Austraalias 1 aasta, Uus-Meremaal 1 aasta. Ja võt, ma olen näinud, kuidas seal ikkagi turundatakse liikumist. Uus-Meremaal sa lähed ükskõik millisele matkarajale, sul on suured kaardid, igal pool saad kaarte võtta, sul on hütid igal pool. 3 tunni kaugusel on järgmine hütt, sa võid ööbida lausa seal. Selline võrgustik on ehitatud ja see on magnet, see on suur magnet, kus inimesed tulevad üle maailma. Loomulikult seal on mäed ja seal on Sõrmuste isanda triloogiat tehtud. Aga keegi ei keela meil teha. Vaadake, Läti film võttis Oscari. Mis te arvate, mis Lätis juhtub nüüd? Kõik on flow. Nad turundavad selle ära ja 5 aasta pärast lähete Lätti, vaatate, et iga metsarada on mingid kassipildid ja mis iganes asjad on. Et keegi ei takista meil ka tegemast seda sama turundada midagi, mis toimib hästi. Aga kui me jõuame siis täpsemalt selle statistikani, siis see on see, kus on suurim võib-olla siuke mõttekoht, et suurusjärgus siis 79 eluaastat elab keskmine inimene, oodatav eluiga siis sünni hetkel. Ja nüüd veerand sellest on siis haiguste tähe all, ehk siis kuskil 58 juures hakkab pihta, et seal võivad erinevad probleemid olla, osad nendest on kulumised, mis iganes liigesed läbi, see on ju seotud ka tööga, mis tööd sa oled teinud aastaid ja nii edasi, aga probleem hakkab väga varakult pihta ja vot seda saaks nüüd siis edasi lükata ja olulisel määral. Ja toome siia ühe näite siis ka konkreetselt Järva maakonnast, et see on Statistikaameti siis lehelt, et Statistikaamet korjab siis tervena elatud aastaid. Ja me näeme seda, et panen siit edasi väikse markeeringu, et me näeme seda, et see värvikood siin on 50–52, eks ole. Ehk siis midagi ei ole teha, aga siin elavad inimesed kauem kui siin. Tume ja hele. Ehk siis keskmiselt ka see probleem on maakonniti erinev. Ja põhjuseid tagajärgi me võime hakata siin minema väga suureks, et sotsiaalne nii-öelda sissetulek, kõik see mõjutab, tõmbekeskused, kus saab mida teha, kõik see mõjutab lõpuks. Aga pilt on selles mõttes ikkagi tõsine, et kuskil 50-ndates juba on kõigil probleemid, et iga teine on sisuliselt Eestis, iga kolmas või teine on Eestis ülemäärase kehakaaluga ja ülemäärane kehakaal. Ma panin siia pildi ka täpsemalt teie nendest tõmbekeskustest, eks ole. Ja siit oli mingi tükike oli puudu isegi. Kas te oskate öelda, kas mingi varajoonis oli, et oskate öelda, mis siin osas veel oli, kas siin oli Kas see on ikka liidetud või ei ole? On jah? Okei, et siis ma olen ka enam-vähem kursis selle piirkondliku struktuuriga. Et küsimus ongi selles, et kas me saame võimendada vähemalt mingit osa sellest tervena elatud aastast, siis teha kvaliteetsemaks seda elu, pakkuda võimalusi, kaasata inimesi ja sealt tulebki see nii-öelda
teie kui, kuidas see alguse lause kõlaski, ärksad. Teie kui ärksad inimesed, teie saategi nagu olla need eestvedajad, need teejuhid enda piirkonnas. Ja seesama asi, see roheline arengustrateegia, vaatasin. Näete, siin on teil nii palju asju juba ära tehtud. Nüüd on küsimus, et kas jõuab paberilt päriselt ka rakendamiseni. Ja sellega me oleme olnud riigis ka hädas. Kas päriselt jõuame tegudeni? Kas pallikastid päriselt jõuavad avatud koolihoovidesse? Kas meie nii-öelda ministeeriumite vaheline tegevuskava on päriselt implementeeritud, kas uuringud saab käima lükata või mitte? Kas see tahe on olemas? Vot see on see erisus, et dokumendist tuleb jõuda ka reaalsete lahendusteni. Ja siin ma rääkisin ennem sellest ülekaalust ja te vaatate seda siis, ega see ülekaalulisus iseenesest ei olegi nii suur probleem, aga ülekaalulisus ja rasvumine on see sama Titanic, et hakkab tõmbama kolesterooli, hakkab tõmbama erinevaid südamehaigusi ja siis me vaatame seda statistikat edasi. Hopsti, mis on esimene surmapõhjus Eestis? Veresoonkonna haigused ülekaalukalt. Ja vastupidav sporti tehes ma tean nagu seda väga hästi, et kui su torustik on umbes, siis sa ei liigu. Ja seda torustikku saab tegelikult mõõta. Hapniku tarbimisega mõõdataksegi seda. Vaadatakse, milline on sinu aeroobne töövõime. Ja maailmas on, ütleme nii, et see teaduslik tõendatus on niivõrd suur, et on tuhandeid artikleid ja on koondatud isegi toodud koormustestidele tuhandeid inimesi ja vaadatud, et nendel, kellel on aeroobne töövõime kõrgem, nemad ka surevad märksa hiljem statistiliselt keskmiselt. Ehk siis, kui torustik on umbes, siis see päädib mingisuguse haigusega. Ja teine asi, et siin on pahaloomulised kasvajad on teine surmapõhjus põhimõtteliselt 2021 aastal on teisel kohal mõlemal naistel ja meestel. See on samamoodi suures osas ennetatav. Ma praegu peast ei oska neid täpseid protsente öelda, erinevaid uuringuid on. Aga suures pildis ma arvan, et see maailma vähiorganisatsioon ütleb ka, et seal on ikkagi suurusjärgus 60–80% suudetakse tegelikult ennetada isegi nende tekkes elustiili muutustega. Mitte ainult liikumine või kehaline aktiivsus, see on üks osa, aga toitumine, liikumine ja nii edasi, et siis juba suudetakse paljusid neid ka ennetada. Ja siis me räägime siin, et hingamiselundid kõik ei saa ennetada. See on ka reaalne, et kui sul on bakteriaalne infektsioon, siis liigu palju tahad, aga see antibiootikumid ta siis ära ei lähe. Siin ma võtsin kiirelt selle tervisekäitumise uuringu, mis viimane oli ja vaatasin, et mis see Kesk-Eesti nagu tendents on võrreldes üldise Eesti keskmisega siis. Ja me näeme, et siin oli siis iga nädalaselt kange alkoholi tarbimine, põhimõtteliselt purju joomine. Et see protsent, nagu need protsendid on ikka päris selles mõttes kõrged erinevates piirkondades, et ikkagi tähendab siin oli mitte nädalas, vaid 30 päeva, viimase 30 päeva jooksul. Ja me näeme, et ütleme midagi nagu nädala lõikes nagu tehakse, aga need kindlasti ei vasta siis sellistele reaalsetele soovitustele. Ja need soovitused on siis Maailma Terviseorganisatsiooni oma, et üldiselt teeb ka siis Tervise Arengu Instituut enda liikumissoovitusi, mis on siis põhinevad samamoodi, ütleme siis WHO normidele. Aga kui me seda jällegi neid statistikaid kokku võtame, siis on ikka väga vähe inimesi, kes täidavad selle. Teate üldse palju on nädalas mõistlik või soovituslik liikuda, mitu tundi nädalas peaks liikuma, et tervist hoida, mitte veel torustikku täitsa puhtaks lüüa, aga nii-öelda siis hoida, et tervis ei langeks ja läheks hullemaks. Iga päev tund aega.
2,5 tundi nädalas võib jaguneda siis 5 päeval näiteks 30 minutit. Lastele ja noortele soovitatakse siis tund, et nendel on kogu see elundkondade arenemine, luustiku tugevdamine, südame-veresoonkond, eks ole, neil on see kehaline koormus peaks olema siis pisut suurem. Ja siis te vaatategi seda sama, et viimase koolinoorte uuringu järgi 16% ainult siis vanuses 11–15 saavutasid selle 60 minuti soovituse. Täiskasvanutel, no ütleme, siin on seda näha ka, et lastel natukene aktiivsus kõrgem ja siis ta langeb ja siis me rääkisime ka ennem, Tiit mainis seda korraks, et 12 kuni, ütleme seal 14 vahemikus hakkab ka tekkima see ärakukkumine, eks ole, noortel. Ehk siis siin on näha ka seda, et see tendents on allapoole ja siis jääb nagu, see liikumine jääb nagu tahaplaanile, tulevad muud prioriteedid peale. Ja need on need soovitused, ja miks siin on siis 2,5 tundi versus tund 15 on siis see, et kui sa teed intensiivselt, ehk siis viid pulsisageduse kõrgemale, siis metaboolselt või ainevahetuslikult see on sama koormav kui madalama koormusega, madalama intensiivsusega liikumine. Ehk siis sa võid, ma soovitan alati rohkem sellest teha, siin on ka näha, et lisakasu tervisele tuleb, kui sa teed hoopis 5 tundi nädalas või kui sa jooksed 3-4 korda nädalas näiteks, siis sa võid teha vähem, aga see on ikkagi tervisekasu tõstmise eesmärgil, et see on okei. Teeme siis väikse liikumispausi, kuna te olete tund aega istunud, siis mina olen ka treener tase 6 EOKA kutsestandardis, nii et näitan teile ühe harjutuse, mida saate iga päev kontoris teha. See on siis selline, et tõusen püsti, leiame endale ruumi, sest natuke ruumi on vaja. Näitan teile harjutuse ette, et kõigepealt siis kükk ja siis me teeme sellise liigutuse ja siis uuesti teisele poole. Ehk siis sirutad välja ennast korraks tasakaalu asendisse, sirutad välja ennast korra tasakaalu asendisse ja uuesti kükk. Kas saame hakkama? Ja korralik madal kükk. Ja üks moment, nüüd teeme natuke raskemaks, Nüüd lähme siia alla, teeme ühe põlvega, puudutame maad ja siis ülesse ja uuesti alla, teise põlvega puudutame maad ja uuesti ülesse. Kas tuleb see ka välja? Vaatame. Jah, väga hästi, tuleb küll. Ja siis sirutus. Et väga hästi. Et saime korraks selle vereringe käima, et te näete, tegelikult ei pea olema igav kükk, teen alati sama asja. Iga harjutus saab kohe vinti peale keerata, natuke teha tehnilisemaks, natuke rohkem nüansse, koordinatsiooni, tasakaalu, lihasjõudu ja juba läheb siis põnevamaks. Aga võite uuesti tagasi püsti jääda näiteks, kui tahate. Et see on selline tore nagu värskus tekib kohe pärast seda, kui on liikumispaus ära tehtud. Ja ma niivõrd palju täna sellest ei räägi, aga lihtsalt kuna just tegime, siis lihtsalt tuletan meelde, et see ei ole ainult mingisugune südametervis, vaid see on niivõrd kompleksne, et selleks inimesed õpivad 5 aastat füsioloogiat, et kõike seda ära kiireldada. Aga see mõjutab lihasjõudu, vastupidavust, paindlikkust, tasakaalu ja kõik need mõjutavad omakorda igapäevaelus hakkama saamist, mis omakorda lõpuks mõjutab elukvaliteeti ja siis me räägimegi sellest, et need tervena elatud aastad on päriselt ka tervemad.
ja noh, me võime minna alati nagu raku tasandile, et kõiki neid protsesse ära seletada, aga noh, tehniliselt ega see tavainimesel ei pea seda seletama, aga sa võid nagu tuua mõne sellise ekstravagantse näite, et näiteks on üks uuring, kus pandi 5 noort meest, 20-aastased, pandi 3 nädalaks lamama voodisse. Ja mis te arvate, mis nendega juhtus? Lamatised, seda ma ei tea, aga igatahes nende veresoonkonna nii-öelda seesama torude ummistatus läks ikka 30%, 30% läks alla, siis see võimekus, just nende samade asjade võimekus läks 30% alla. Ja kujutate ette, kui aktsiaturg 30% kukub. Te näete praegu, mis maailmas toimub. Aktsiaturg kukub 30%, inimesed lähevad paanikasse. Aga meie ei lähe paanikasse, kuigi see juhtub nagu väga tihti. Ehk siis 3 nädalat voodis selles uuringus võrdus 40 aasta vananemisega siis, et neid samu noori mehi mõõdeti 40 aastat hiljem ka uuesti ja vaadati, et see sama 3 nädalat oli täpselt sama füsioloogilise efektiga kui see, et me saime 40 aastat vanemaks. See on päris tõsine, et me ei tohi jääda väga pikalt passiivseks ega istuma ja lamama. Ja Norras näiteks, ma olen Norras, siis õppisin seal ülikooli haiglas ja Norras on sellest väga hästi nagu aru saadud, et patsiente ei tohi ka enam jätta lihtsalt voodisse lamama. Seal pannakse neil isegi südamehaigusega operatsioonilt tulnud inimesed, kohe kui tal on kriitilised näitajad, mida mõõdetakse, on vererõhud, muud asjad, on haava nii-öelda taastumine on paigas, siis nad pannakse juba tegutsema. See ei pea olema, et me lähme kohe jooksma kuskil lindi peale, vaid pannaksegi näiteks see jooksulind pannakse väikse nurga alla. Nad sisuliselt ei liiguta seda linti väga nagu kiiresti, aga kui sa paned selle nagu väikse nurga alla, siis see koormus on piisav, et aeroobset töövõimet juba hakata nagu treenima. Ja seda tehakse seal ikka väga nagu hästi juba. Ja aga meil, no mis ma ütlen, on see, et neil on väga palju siis teadusraha. Ehk siis Norra on väga rikas riik ja selle tõttu neil on teadlased saanud seda 20 aastat uurida. Ja pigem seal on see küsimus, et see on kultuuri osaks juba kasvanud, et näiteks Trondheimi linn, kus ma elasin, terve see Trøndelaagi maakond on uuringusse kaasatud. 40 000 inimest on enda tervise näitajaid mõõtnud. Palju Järvamaal elas 30 000 inimest? 27. Et noh, kujutage ette, kui te võtate terve enda maakonna, võtate kõik inimesed kutsute, teeme teiega need testid läbi, siis muidugi neil tekib pärast see, et ma saan aru, mille pärast ma pean kõiki neid tervislikke valikuid tegema. Aga noh, siin on pikk maa veel minna, et me selle tasemele jõuame, aga Põhjamaade tase on meie sihtmärk, nii et hoiame meeles seda. Tore, aga nendest ma täna nagu ise väga palju ei räägi, kuna Mati Aarend, väga hea füsioterapeut, tuleb, räägib nendest tõenditest, aga piinlik oleks, kui ma ei viitaks sellele, et aga tuled siin räägite, teid argutad, et on liikuda vaja, kus on tõendid? Kus on tõendid? Haigused, liikumisaktiivsus, ainevahetuslikud, kõik läheb alla, kui on kehaline koormus adekvaatne. Et see ei pea olema üle võlli, aga see peaks olema see adekvaatne. Ehk siis me näeme, et mingil hetkel normaliseerub ja enam seda efekti ei ole ja see ongi see, inglise keeles on hea termin cut-off. Ehk siis see piirkond, kus me võime öelda, et see 150 minutit nädalas on ratsionaalne ja mõistlik. Kui siit edasi, siis see tervise kasu ei ole niivõrd suur, aga ta on ikkagi olemas. Ja siin on üks selline klassikaline uuring. Väga, no selles mõttes ta on juba tükk aega tagasi tehtud, aga selles mõttes ta kehtib, et iga uus uuring kinnitab seda sama asja. Ja ma panin suuremalt selle. Ehk siis igasuguse riskiga, sellepärast ma tõin ka teile selle Titanicu näite alguses, igasuguse riskiga need, kes liikusid rohkem, nende surmarisk on siis madalam, ehk siis surmarisk on siin, eks ole, ja need, kes liikusid rohkem, nende surmarisk on see tume siis, on madalam. Nendel, näiteks siin on antud juhul vererõhk,
varasem kõrge vererõhk on. Et need, kes liikusid siis selles detsiilis või kolmandikus, nendel oli siis oluliselt kõrgem see risk ja see on iga selle faktori juures. Näiteks siin on isegi obstruktiivne kopsuhaigus, isegi kui tal on haigus juba olemas, isegi siis on efektiivne saada tal kehalised võimed nii-öelda tööle ja füsioloogia toetama seda tervist. Diabeet, suitsetamine, kehamassiindeks, kolesterool, kõikide juures, vahet ei ole, kas ta on haige, me ei tohi inimest maha kanda. Ehk siis just see suur sõnum ongi see, et vahet ei ole, kas ta elustiil on juba halb, ikka saab seda nagu riski nagu sellisel määral alandada, et sellest oleks kasu. Ja see küsimus on see, et tore, aga mida peaks praktiliselt tegema? Ma tean, et see on nii, aga mis ma siis teen selle teadmisega? Ma arvan, et Järva maakonnas üks suurimaid võtmekohti on just see süsteemne lähenemine, et arendada mingi süsteem välja, kuidas me erinevaid, näiteks sel aastal teeme pallikastid igasse, ma ei tea, näiteks igasse osavalda. Juba see on süsteemne lähenemine, sest kõik osavallad on kaetud. Järgmine aasta, ma ei tea, Paide Türi rahvajooks igast sellest piirkonnast peab olema vähemalt selline protsent näiteks sihtmärgiks. Süsteemne lähenemine on. Aga me saame ainult süsteemseid lähenemisi, kui meil on andmed, mida kõrvutada. Kui me teame, kas eelnevalt on seda mõeldud või tehtud ja mida tulevikus peaks sihtima. Ja lõpuks inimene on see, kes tuleb kohale, inimene on see, kes peab tahtma. Ta tahab siis, kui kõik teised kõrval teevad ja kõik teised tahavad seda, et see on see point. Aga kui me nagu igaüks vaatame nagu oma nuka pealt seda asja, siis me näeme väga erinevaid pilte lõpuks. Ehk siis süsteemne lähenemine tähendabki seda, et mingisugune, ma seda veel jõuan selleni, mida süsteemne lähenemine tähendab. Aga ma tahtsin öelda, et me lõpuks peame siis selle inimese keskusega jõudma käitumise mõjutamiseni. Ja siin on Tallinna näide, on. Paides vist praegu nii hull ei ole see asi veel. Aga ma olen kindel, et maapiirkondades tuuakse lapsed kooli ukse ette ja viiakse koju nagu. Mitte ei käida enam jalgrattaga võib-olla iga päevas. Mõned kindlasti käivad, et me ei saa liiga teha, aga põhimõtteliselt on meil statistika olemas, et maapiirkondades seda tehakse. Et juba see üks väike nüanss, et maalapsed, kuidas saada nemad mitte punktist A punkti B ainult autoga, vaid et osa vähemalt sellest teekonnast on turvaliselt, aga siiski hästi lahendatav ka näiteks sõiduvahendiga, jalgrattaga. Just oli meil jaanuaris seminar, kus käis Oulust Põhja-Soomest siis üks mees rääkimas meile sellest, et -20 lapsed käivad koolis kodust rahulikult. Ei ole see, et meil on külm ja meil on kõige kehvem ilm. Seal on veel külmem, pime ka veel, mitte midagi ei näe pool päeva. Et nii on. Ja siis me jõuame selleni, et kuidas lõpuks mõjutada, et siin on loomulikult võimekus, motivatsioon, võimalused, et kui seda nägu vaadata siin, siis see on muideks Andero Uusberg käitumisteadlase slaididelt pärit foto. Tema on seda kirjeldanud. Et siis me peame mingisuguse mõtteviisi muutuse tekitama, aga see vajab sellist, et kõik nügime natukene. Ja sellepärast ma tõingi selle näite, et meil on indiviidi tasand, meil on mikro, meso, makro tasand. See tähendabki seda, et iga kategooria peab natuke nügima, et jõuaks nagu kohale. Ja kohale jõuab mis asi? Sotsiaalne norm. See, et saaks sotsiaalseks normiks, see tähendab seda, et igal tasandil peab mingisugune otsus ka tekkima. Ja siis meil tekib see, et mis on takistused ja mis on soodustavad tegurid. Ja neid me suhteliselt hästi nagu teame juba. Ja nüüd ongi see, et kui te täna siin sellele mõtlete, siis küllaltki universaalsed on need asjad. Ja kui nendest hakata lähtuma inimese keskusest, et siis sa suudad juba väikeste nügimistega päris suure töö ära teha.
Noh, siin on üks näide sellest, võib-olla kui pärast loete neid slaide või saate need slaidid. Et siis indiviid ütleb, et näiteks autoga kulub vähem aega ja aeg on tema põhiprobleem. Ta peab tööle, ta peab pere jõudma, ta peab lasteaed jõudma, kooli jõudma, igal pool peab jõudma kogu aeg. Ja siis liikumine või sport, kuhu see veel panna selles päevakavas on. Ja kui me sellest saaks nagu natukene kuskile suunas liikuda, siis on juba hästi. Ja siis me jõuame poliitilise tasandini, et auto kui traditsiooniline transport viimasel, ütleme, 30 aastal on. Et see on lihtsalt nagu, kõik on taristu on tehtudki selleks, et autoga saaks liikuda, mitte nagu muude viisidega. Ja see on juba nagu selline, kus on vaja poliitilist tahet ja otsustusvõimet juurde. Kui valimised tulevad, oodake kandidaatidelt neid sõnumeid. Ja siin on lihtsalt üks näide, kuidas me oleme ministeeriumitega teinud selle tegevuskava, et päriselt on tegevused avalikud, päriselt on tegevused kaaristatud ja uuringud, mis tulevad, toetavad siis andmepõhist otsustamist ja selle kaudu me siis mitte süstemaatiliselt, ma tahtsingi ennem selleni jõuda, mitte juhuslikult ei tekita mingit pilooti, vaid me nagu võtame andmed, võtame aluseks ja siis tekitame selle süstemaatilise vaate ja siis me saame paremini sihtida neid nügimisi, et on efektiivsem ja avaliku raha mõttes ka lõpuks mõistlikum. Et sellist asja ei ole olnud ja see on eelmisel aastal alles sai juuli keskel paika, et on kõik avalik ja on võimalik seda teha ja sinna tulevad ministeeriumid tulevad juurde, et kaitse ja siseministeerium ka. Aga see on üks näide, et seda võib ka kohalikul tasandil teha ja see ongi üks nagu siuke mõttekoht, et näiteks Järvamaa saabki olla väga hea kompetentsikeskus selles vaates just, et ka nagu koondada sellised asjad kokku. Kuna mu esinemisaeg nagu ülipikk täna ei ole, siis ma võtan ühe olulisema koha veel lahti. Et siin on üks siuke tsentraalne mõttekoht on, et kui Järvamaa asub siin keskel, Järva maakond asub siin keskel, siis kes on need asutused ja ma nägin sellest arengustrateegiast, et seal oli see kaart on, tuletan meelde, kus see kaart oli. See kaart oli, eks ole, siin, kõik oli olemas juba, aga kas me päriselt ka teeme koostööd? Et see on pigem see küsimus ja kas me siis suudame selle süstemaatilise tasandi tekitada siia, et ma arvan, et kompetentsikeskusega on teil suhted nagu soojenenud ja lähevad aina soojemaks. Aga lisaks kõik need piirkondlikud keskused, arenduskeskused, spordiklubid, vabatahtlikud töökohad ja kuidas kasutatakse andmeid ära, teadus, mingid projektid võiks ju tuua siia, et tulge uurige meie nagu inimesi. Võtame Järvamaa 30 000 inimest, teeme nendega midagi huvitavat, põnevat andmete mõttes ka. Ja siis inimesed hakkavad uskuma teie missiooni, visiooni. See visioon peab une pealt muideks tulema. Kui ei tule, siis ei ole, aga koostöö oli sees, nii et koostöö tuli. Ja siis me suudame süstemaatilise sihtrühmade kaaristamise teha. Ja võib-olla jõuame selleni, et mis loogikat seal ka kohaliku omavalitsuse juhtimises võiks olla. Et kes tegeleb taristuga selles vaates, kes tegeleb spordiklubide toetamisega, näiteks väga huvitav küsimus teile, kuidas see pearahasüsteem siin näiteks üldse, kuidas spordiklubid saavad toetatud. Et see on nagu kõik need on sellised arutelukohad, millega tahaks nagu debateerida. Et ühesõnaga, siin on veidi rohkem neid slaide, aga ma arvan, et täna me kõike seda läbi ei võta, küll aga arutleme natuke, võtame selle aja. On teil küsimusi? Jah, julgelt. See ei ole küsimus, aga lihtsalt selline, me räägime suurest pildist ja koostööst ja kõigest sellest ja meie ka siin Jaanika, Risto, Taaviga siin Türi vallas proovime edendada, korraldada üritusi, rohkem inimesi kaasata, teha kogukonna üritusi. Aga samas nagu linnapildis, mida ma näen, infratasandil on näiteks see, et mõned aastad tagasi tekkisid Türil, Paides on näiteks tõukerattad. Ja siis on tekitanud väga palju poleemikat linnapildis, kõik see pool on ju vald samamoodi surub koolidele, et on vaja rohkem liikuda ja nii edasi. Aga teistpidi võetakse kogu aeg vastu selliseid teistpidi või vastukäivaid otsuseid.
justkui see demotiveerib näiteks meiesuguseid inimesi. Et miks me siis pingutame, kui linnapildis võetakse teistsuguseid otsuseid vastu. Ja siis ma seekord, või siin mõni nädal tagasi saatsin siis kirjavalda, et meil on alati käinud arengukavades ka jutt läbi, et meil oleks rattalainutus. Kas see on nagu omavalitsuse rida või ei ole? Mõtlesin, aga võtke siis Hoogi ja Boltiga, võtke ühendust ja tekitage siis need punktid läbi nende teenuste pakkujate juba. Ja nüüd siis on näha, mis 2 nädalat tagasi saatsin kirja vaatama, kui kaua siis läheb aega, kuni siis suudetakse see rakendada. Et see on lihtsalt selline minu kokku. Aga ma arust see on väga hea näide nügimisest, et tegelikult nii vaikselt peabki nügima, et meil on me võime samamoodi rääkida, et kõikide koostööpartneritega riiklikul tasandil, mis iganes, ei ole nagu kõik sujuv, eks ole, et sa pead nügima, et saada seda, mida sa nagu tahad, aga vältimatu on see, et sa nagu jõuad selle koostööpartnerina, sa pead nagu ta kuidagi saama ikkagi paati nagu, et seal teist varianti ei ole, aga samas sellised asjad, kus sa päriselt teed midagi praktiliselt, et teeme selle rendirataste nagu süsteemi toimivaks, et ma arvan, et see on nagu ka selline tugev selline natuur peab olema, et seda nagu võimestada. Aga sellised näited on väga palju, näiteks seal Põhjamaades ka nagu seesama rattanäide on ja see Oulus, mis ma rääkisin teile, et see oli ju linnaarhitekt, kes oli nagu seda meelt, et kõik see taristu tulekski juba 60 aastat tagasi ehitada nagu selles formaadis, aga midagi, meid ei takista ka praegu minema kõikide nende osapartnerite jutule, aga see jutt ei tohi niimoodi olla, et kui ta ütles mulle esimesel korral ei, siis ta on nagu mingi, ta ei ole muutuste inimene, öeldakse selle kohta ja siis jäetakse see sinna paika. Vaid tuleb uuesti ja uuesti ja uuesti minna selle sama inimese juurde, kuni see jõuab kohale, sest ma näitasin teile seda slaidi, kus see oligi, kohe näitan. See motivatsioon ei teki ju nagu iseenesest, et see tekib ajaga, regulaarsus, nagu liikuminegi, saad paremasse vormi, kui regulaarselt nagu toimub midagi. Samamoodi nende koostöösuhetega. Regulaarselt kogu aeg peab uuesti nügima ja forsseerida ei saa. Paraku peab natuke ka poliitik ise olema, et saada seda, mida sa tahad lõpuks. Ehk siis, et kõik liiguks rohkem. Vot. Meil on ees Põhjamaad, siht on Põhjamaad, et mida nad siis teevad seal nii palju paremini ja teistmoodi? Kas nendel on kogu aeg see ühiskond ongi nagu hea tasemel, et niimoodi ei ole mingis augus ära käinud? Nad ei ole pidanud suuri muutusi tegema, kas meil on kogu aeg olnud selline, et meil ongi nagu juba 60 aastat tagasi mõelnud sellele või nad on ikkagi ka pidanud tegema mingi radikaalseid muutusi, otsuseid, et see läheks paremaks? Jah, pigem on see küsimus, et kui me neid numbreid näeme ja nemad on neid numbreid väga süstemaatiliselt nagu kogunud, et siis nad saavad esitleda seda poliitikutele väga siis sellise analüütilisena. Ja see võimestabki. Ma toon teile ühe nagu elulise näite, et eelmisel aastal käisime Soomes õppevisiidil ja Soome olümpiakomitee rääkis sellest, et nad tegid kulu-uuringu, kui palju maksab see, et inimesed on passiivsed. Ja pärast seda eBay'sse pandi nagu pilt diivanist ja siis pandi sinna pildi alla, et see oli, ma praegu peast ei mäleta, 3,8 miljardit. 3,8 miljardit on selle diivani maksumus ja kui viia see diivan sinna Riigikogu ette, seal läkski, sotsiaalmeedia läks elama, et kuulge, et see on nagu nii kallis, et me peame kõik hakkama päriselt nagu mõtlema selle peale. Ja siis tekib selline poliitiline tahe ka, et kui me suudame andmed nagu viia otsustajateni, siis ma arvan, et see on üks võimsamaid tööriistu, mis saab üldse nagu olla. Ja seda on just Põhjamaades, nii Soomes, Rootsis kui ka Norras siis päris hästi nagu ära kasutatud. Ja populatsiooni sellised suured uuringud, näiteks Soomes tehakse kiirendusanduritega, tehakse ka samamoodi mitmekümnel 1000 inimesel korraga. Eestis tehakse alla 100 kiirendusanduriga tehakse midagi. See ei jõua mitte kuhugi. Et seal tehakse nagu massiskaalal sellised suuri uuringuid ja siis sõnum jõuab palju suuremana ka kohale.
vot. Aga tänud kuulamast ja loodan, et kohtume taas, et igal juhul, kui on andmete ja selle koha pealt küsimusi, siis mõtlen kaasa ja kirjutage julgelt, et äkki leiab isegi mingi koostöövõtme, et mingi uuring siin läbi viia. Ma oleks huvitatud sellest. Aitäh!